ma istun praegu näoga toa nurga suunas, me oleme kuskil vanalinnas ja siin on seinas maalid. Siin on üks tumeroheline punaste ja valgete lilledega pilt, mis on üsna selline realistlik. Siis on üks natukene kubistlikuma alatooniga pilt ja siis veel üks selline pilt seinas, mis peaks ka meenutama minu meelest lilli, aga need pigem koosnevad nagu ruutudest ja see on kuidagi selline väga ilus asi minu jaoks sattuda mingitesse kohtadesse, kus on seinas maalid. Need nagu hakkavad jutustama mingisuguseid lugusid. Aga lisaks maalidele on täna minuga siin ka loomulikult Elina. Tere, Elina. Tere. Elina istub siin diivani peal ja kes Elina kõrval on, sellest räägib Elina. Mina mõtlen, et kuna me ei teadnud, kus me kohtume, siis sinuga, hea saatekülaline, võikski kohtuda täpselt sellises kohas. Nii et see kõik, kogu see kristallühtri all olev skulptuuride ja maalide ja raamatute ja pärsia vaipade kooslus ja lillalise diivani peal sina, Eija, uus, kõlabki väga-väga loogiliselt. Tere! Tervist! Tere, Eija! Nendele inimestele, kes sind ei tea, äkki sa räägid paari lausega iseendast? Ma vaatasin üks päev tuli televiisorist see, juba ammu, või mitte ammu, aga mingi nädal aega tagasi tuli see Eesti 100 lugu ja seal oli, nad esitasid inimestele küsimuse, kes sa oled? Ja see tundus nii huvitav küsimus minu jaoks, vastata küsimusele, kes ma olen. Et kui ma võin sinu käest selle küsimuse küsida, Eija? Ma usun, et kõige suuremas, ausamas plaanis ma olen kirjanik. Selles suhtes, et mitte see ei ole see aunimetust, mis ma olen endale võtnud, vaid see on see, mida ma elus teen, mida ma teen iga päev, ma kirjutan. Ja ma kirjutan raamatuid ning väga palju ka ajakirjades, ajalehtedes ja mujalgi ning olen ajakirja Anne ja Stiil hetkel tegevtoimetaja. Aga ma arvan, et kõige suurem osa mu sellest isiksusest moodustab võib-olla reisimine. Et kõik, mis ma arenen ja kõik, kelleks ma järjest saan, see kuidagi tuleb reisides välja. Aga kui sa peaksid vaatama endale otsa sama küsimusega, et kes ma olen, aga sa ei saa kasutada ametinimetust või tööd selleks, siis kuidas sa siis vastaksid? Kogeja. Kunagi suutsin enda jaoks sõnastada põhjuse, miks ma ikka veel eksisteerin ja miks ma suudan jätkata eksisteerimist, on see, et inimesi õnnelikuks teha. Ja selle missiooniga on ka lihtne endale otsa vaadata ja küsida, kes ma olen enda nende kogemiste kaudu. Saangi teistel abiks olla ja teisi õnnelikuks teha. Ja ise samal ajal ka õnnelik olla. Jah, sest sellega on nagu armastusega, et sa ei saa anda seda, mida sul endal ei ole. Pärast eelmist saadet helistas mulle Andrus Vaarik uuesti ja tänas veel kord ja küsis, et ei tea, kuidas saatel läinud on ja lõpetas kõne väga toredasti. Ütles, et ma loodan, et me oleme vähemalt paar inimest õnnelikumaks teinud. Et ma usun, et meie tänane eesmärk siin ongi istuda omavahel rääkida, üksteist natukene õnnelikumaks teha ja ka teisi inimesi õnnelikumaks teha. Kas sa, Elina, tahad alustada selle trademark küsimusega? Ja, mul ei olnud plaanis sellega alustada täna, aga kuna sa panid mu sellesse olukorda, siis ma hea meelega alustan.
nii et... Aga me selles mõttes, et see kõik on ka välja monteeritav. Aga ärme monteeri. Ja, nüüd siis, head kuulajad, see on nüüd see koht, mida me tahtsime välja monteerida, aga me ei monteeri seda just, välja. Jääb sisse. Ja. Ausus eelkõige. Just. Et... Kuna meil ei ole enam raha, et monteerijale maksta, et siis te võite, eks ole, minna Patreoni ja hakata meid toetama seal, siis võib-olla järgmises saates saame need lõigud välja võtta. Kas nüüd on minu kord edasi minna? Aitäh! Ma ei tea, kas sa oled kuulanud mingeid meie saateid ja ma meelega ei ole sult ka varem küsinud seda, aga tõesti kuidagi tekkis nendesse vestlustesse see küsimus, et mis on sinu esimene kogemus, mis kuidagi seostub armastusega? Ükskõik kui varasest lapsepõlvest või ükskõik millisest hetkest sinu elus? Ma arvan, et täitsa lasteaiast. Et millegipärast, kui ma täna sellele mõtlen, siis loomulikult see ema armastus ja isa armastus, see oli nii vara ja vanaema ja nii edasi, aga ma arvan, et nagu siis ei osanud seda veel selle nimega nimetada, sest vanemate armastust tundus enesest mõistetav. Aga mäletan nagu neid lasteaia siukseid 3-aastasi armumisi, mis tundusid nii tähtsad ja nii kuidagi sümpaatsed. Kas 3-aastane selles mõttes, et 3 aasta pikkune või? Ei. Kui sa olid 3-aastane. Ma kadestan inimesi, kellel on mälupildid sellest, kui nad on 3-aastased. Ma ütlen, minu mälu algab kuskil 9. eluaastast, siis on mul seal 4 mälestust ja sellega see piirdub ka, aga ahah. Veiko kadestas ka minu mälestust lasteaiast, kus mul oli 2 poissi, kes mulle mõlemad meeldisid ja kes mõlemad tekitasid minust selle tunde, et kummaga ma peaksin abielluma. Kas sul on meeles ka mingi seik? Ja, meil olid lasteaias õues olid rehvid, mingid traktorirehvid või suured autorehvid olid pandud niimoodi maa sisse järjest, et nendest sai üle kitse hüpata. Ja siis meie kasutasime neid hobustena mängudes. Siis tähendas, et me midagi mängisime ja oli vaja ruttu hobuse peale joosta, siis alati läks niimoodi, et mingi poiss istus 2 ratsi sinna ette ja siis mingi tüdruk istus tal selja taha ja võdis tal ümber kinni ja siis kapati niimoodi koos kuhugi. Ja siis seal alati selle esimese hobuse peal oli üks poiss ja üks tüdruk ja siis ma olin seal teise hobuse peal selle mingi poisi selja taga, aga tegelikult mulle meeldis see poiss, kes oli selle esimese. Tüüpiline. Salva. Kas sellises vanuses juba on ka lastel need hierarhiad? Ei, ma mõtlen see, et kuskil on prints valgel hobusel, et see hobustega ja meestega ühe kappamine, et see on nagu selline lapsepõlve unistus juba varasest pealt või ma ei tea. Võib-olla see unistus on lihtsalt see, et oleks õige hobuse peal õige kaaslasega. Aga 3-aastasena, ma olen endiselt üllatunud sellest, et ma olen 3-aastasena siin juba, mul on siin need armastused. Mida sellises vanuses, või kuidas, kas sa mäletad kuidagi, et mismoodi see teema üldse sinu jaoks oli või mismoodi sa seda sõnastasid või mismoodi see sind kõnetas või? Võt ei teagi, ma just lugesin eile kusagilt, et näiteks Norras algab seksuaalkasvatus 4. eluaastast. Et lasteaias on seksuaalkasvatuse tunnid sellepärast, et lapsed selles vanuses hakkavad küsima, kust beebid tulevad ja nii edasi. Ja ma mõtlen ka, et tegelikult kui sa nagu ümberringi kogu aeg näed seda, et elatakse korterites 3 kaupa või 4 kaupa ja nii edasi, et siis ma arvan, et nagu lapsed hakkavad väga noorelt seda kõike järgi tegema. Et ma arvan, et tol hetkel me tegimegi seda järgi, aga ma nagu mäletan seda tunnet, et mulle hästi meeldis see poiss. Et ma ei tea, tahtsin taga tantsida koos lasteaia mingisugustel kehkatundides või kui oli vaja paari võtta, sa pead kellelgi käest kinni võtma. Siis oli üks poiss Priit, kellelt ma üldse ei tahtnud käest kinni võtta. See oli nagu see armastuse vastand. Siis neid pidevalt pandi ühte pinki ja tantsima. Ja aga ikkagi juba siis saad aru, et nagu, kes on su inimene ja kes võib-olla ei ole su inimene. Kas mingid inimesed sellest ajast on täna ka sul kõrval veel või kellegagi suhtled? Ma just hiljuti millegipärast mõtlesin selle peale, et see poiss, kes seal esimese hobuse peal oli, et mingi 14-aastasena ta oli umbes esimene
üks esimesi poisse, keda ma suudlesin, kuigi me ei elanud isegi ühes külas ja kuidagi nagu mul on siiamaani temaga hästi palju positiivseid mälestusi ja kui ma näen, et ta näiteks likeib Instagramis mu pilti, siis kohe niimoodi korraks mõtlen, et see on see poiss lasteaias. Oota, nüüd ma panen seda ajajoont kokku, et lasteaias see oli umbes 3-sena, kui sa sõitsid nende hobustega, kappasid ja sellel ees oleval hobusel oli see poiss ja lõpuks said sa temalt ka esimese suudluse. See on ju küll ilus ajatelg. Lihtsalt see oli kommentaar. Veiko vaatas praegu maha seda öeldes, nii armas. Aga üks teine poiss, kes mulle väga meeldis lasteaias ja algklassides, ta elas kõrval trepikojas, aga meie toad olid nagu kõrvuti. Meil oli see sein vahel ja siis me kõik koputasime teineteisele. Ja siis nüüd hiljuti ma läksin EMO-sse röntgenit tegema ja siis see radioloogia need uksed avanesid, siis ta seisis seal valges kitlis. Ossa! Nägi, et ta pidi mu rindadest pilti tegema ja ütles, et ma kutsun kellegi teise. Aga et umbes, mulle tundus see nii sümpaatne, et umbes me olime lasteaias teineteisest armud ja siis nüüd täiskasvanuna ta kutsub kellegi teise mu rinda pildistama. Seesama küsimus, et kes sa oled, kui ma teen naiste ringe, ükskõik kas teetseremooniaid või laagreid, siis mul meeldib küsida, et ütle, kes sa praegu oled ja kes sa täna oled. Võib-olla sa otsustasid siia diivanile tulla hoopis kellegi sellena. Et ja see on vist ka mingi selline alibi, mis me naistena üksteisele anname. Et ole see, kes sa oled selles hetkes. Et ma võtan su sellisena vastu. Ma just paar nädalat tagasi kodus ütlesin, et oli õhtu, hakkasin magama ja hästi hilja oli ka nii väsinud. Ja siis mul tundus hästi tähtis öelda, et kuule, aga lepime kokku, et kui aeg läheb edasi, et lähevad aastad ja lähevad kümnendid ja nii, et me alati peame meeles ja tuletame teineteisele meelde, et kõik muutub. Et inimesed meie ümber muutuvad, meie sõbrad muutuvad inimestena, meie vanemad muutuvad inimestena ja et nii mina kui mu kaaslane mõlemad muutume inimestena ja me peame seda teineteisele lubama ja meeles pidama teineteise kohta, sest eriti kuidagi ongi see, et kui see inimene on sul iga päev kogu aeg kõrval, siis täpselt samamoodi sul mingi hetk jääb kuidagi meelde see, milline ta oli 10 aastat tagasi. Et sa unustad ära, et see inimene su kõrval ju areneb iga päev ja need suured hüpped, mis sina isiksusena teed, et tal on ka need hüpped ja siis kui aeg-ajalt tuleb kuidagi teha jälle siukseid puudutushetki, et kuhu kumbki on oma elufilosoofias arenenud ja mingitel hetkedel, kus mõlemad kogevad hästi palju ja loevad hästi palju ja vaatavad hästi palju dokke ja suhtlevad hästi palju inimestega, et siis tuleb neid puudutustunde teha hästi tihti. Et nagu võib-olla mingi kord nädalas on vaja istuda 4 tundi ja rääkida, mis sa arvad maailmast ja hingest. Aga see on nüüd hästi suur teemavahetus ja hästi raske küsimus. Aga kuna meie taskuhääling räägib armastusest, siis mis sinu jaoks on armastus? Kas oskad seda kuidagi kirjeldada, sõnastada? Ma arvan, et võtame, mida vanemaks sa saad, seda rohkem sa saad aru, et tegelikult sa ei tea mitte millestki, mitte midagi ja kõik need kategoorilised arvamused, mis sul on 5 aastat tagasi või kui sa olid 20, et tegelikult nendest miski ei päde. Et ma nüüd aina enam märkan seda, kuidas võib-olla nagu, mis ma olen arvanud, et on armastus, et et ikkagi sa teed tööd kellegi nimel, ma ei räägi ainult paarisuhtest ja te aitate teineteist ja jagate hellust ja õrnust ja eluvisiooni ja annate nõu ja olete olemas. Et siis nüüd saades vanemaks ma näen armastust võib-olla rohkemates kohtades, kui ma varem oleks arvanud. Et see tekib kuidagi lihtsamini. See võib tekkida pilgust, paarist lausest, paarist puudutusest ja see ei pea olema ka nagu selline asi, mis sul on elukestvalt olemas.
et tõesti see võib olla nii, et sa kohtud mingisuguse võõra inimesega, te räägite 3 tundi juttu ja juba sa tead, et see on armastus. Mina mäletan ka seda, et kui ma olin 18, siis ma olin veendunud, et ma tean kõike. Ma tean kõikidele maailma küsimustele vastust. Ja mäletan, ma olin just, me siin pesitseme siin Tavakunstikooli lähedal hetkel tänava salvestusega ja et ma olin just saanud kooli sisse ja üks vanem, ma ei mäleta, kas ta oli siis tudeng või oli ta kolleeg või kuskilt teatrist keegi, sattusime temaga rääkima ja ma nagu imestasin selle üle, et ta nagu üritas kahtluse alla panna seda, et minu teadmisi. Ma olen täiesti veendunud, et see on ju, kõik on siin täiesti selge, et armastus on see on see ja see on see. Ja nüüd on tõesti, mida vanemaks kuidagi saad, seda mõnes mõttes nagu laiali valguvamaks läheb see armastuse mõiste minu jaoks, et ta muutub hoomamatumaks. Variante tuleb juurde. Ja, aga samas olen ma sinuga nõus, et neid hetki, millesse armuda või olukordi, kus natuke aega armastada, kuidagi neid on, mitte neid ei ole rohkem, vaid sa märkad või oskad neid siis kuidagi võtta ja hinnata ja leida üles seda armastust meie ümber. Kas sul on lähiajast mingi lugu, kus sa said aru, et tegemist oli armastusega? Jaa, ma just käisin eelmine nädal reisil Ameerikas ja sattusin väga kummalistel asjaoludel Wisconsinis swing-tantsu meistrivõistlustele ja kuna ma olen mina, siis päeval, kus ma käisin ratsutamas, mägi ronimas ja tätoveeringut tegemas, panin ma ennast ka kirja swing-tantsu meistrivõistlustele. Ja siis seal oli üks hästi pikk, hästi kõhn, hästi auku vajunud silmadega, halli vuntsiga härra, kes tuli meie seltskonnaga mitu korda riidlema, et ei tohiks siin olla ja et teil seda ei tohi pildistada ja siis teised kõik läksid ära. Mina ostsin endale selle käepaela ja registreerisin ennast pool tundi vist koos kõikide andmetega ja siis kuidagi juhtus nii, et see kibekõhn vana härra õpetas mu tantsima. Ja siis, kui me järgmisel päeval nägime korraks õues või siis õhtul, kui hakkasin juba liikuma sinna poole, siis nagu see elevus, mis meie vahel nagu vahetus, et tema on õnnelikus abielus, mina olen õnnelikus abielus, aga tol hetkel me olime nii elevil, sellepärast, et me saame täna õhtul teinesega aega võtta ja me saame tantsida. Ja siis, kui me tantsisime, siis ka see oli nagu nii tore, et inimestel on mingisugune 40 aastat vanuse vahet, nendel ei ole teineteisega nagu mingi soovi, ma ei tea, mida teha, koos ära joosta või midagi, aga lihtsalt mõlemad nii tohutult naudivad seda ja me ütlesime teil tantsimise ajal teineteisega nii palju ilusid asju ja siis me saime minna hommikul kell 1:30 hommikust sööma, sest tantsijad vajavad hästi palju energiat, siis me sõime nagu peekonit ja muna ja arbuusi hommikul kell 1:30 ja rääkisime nagu kõikvõimalikest asjadest. Tõesti, võõra inimesega ongi see, et siis rääkida asjadest, millest sa ei saa rääkida võib-olla lähimate sõpradega või perega. Ja see oli nii ilus ja nii jagatud, et ühel hetkel ma lihtsalt pidin ütlema hea tööd, sest mulle tundus, et kui me jätkame seda vestlust, siis ei saa enam nii hea olla, et ma tahan jääda igaveseks selle imelise tundega, mis sellest oli. Võt see on see, mida paljud inimesed kardavad, ma arvan, et anda elul võimalust ennast natukene mingites hetkedes õnnelikuks teha. Ma arvan küll. Ma arvan, et inimesed kardavad seda. Või ütleme seda sama, et tegelikult on see ju julgus minna võõra inimesega tantsima, teades, et sul on endal kaaslane näiteks olemas. Ja mina, kui sinu lugu kõrvalt kuuldes ütleks inimestele, et minge palun tantsima, pange ennast vingi kirja, käige kell 1:30 öösel seda peekonit söömas, arbuusi, rääkige kõigest, mis pähe tuleb ja siis sõitke koju. See on ju nii tervendav, võluv, ilus. Kas selline spontaansus on sinu juures tavaline? Käitud sa nii-öelda ainult reisil nii või käib see sinuga kaasas kogu aeg? See vist pigem käib jah
kogu aeg, aga ma ei tea, kuidas mu elukaaslane muga nagu on suutnud kõik need aastad sammu pidada ja nii suure armastuse ja hellusega mind hoida. Aga tõesti on päriselt olnud ka paar sellist kohta, kus me läheme koos üritusele ja pidulikud riided on seljas ja kõik nagu seljad on sirged ja ma lähen käsi pesema ja siis ma tulen nagu 2 tundi hiljem sinna peolauda ja kaaslane on lihtsalt istunud 2 tundi nagu tühja koha kõrval. Et ma tõesti võib-olla vahel liiga satun huvituma sellest kõigest, mis maailmas on. Elust. Minu meelest kõlab väga tervislikult. ma olen see inimene ise, kes läheb õhtul 11:30 prügiämbrit välja viima. ja siis jään ära 8,5 tunniks, sest et ma lihtsalt kõnnin ja kuidagi hingan seda öist linnaõhku ja vaatan inimesi ja ma isegi ei saa kellegagi kokku. Ma isegi ei pruugi helistada kellelegi, aga ma kuidagi võtan selle päeva kokku või midagi sellist ja kui ma siis tuppa lähen ja küsitakse, et kus ma olin, siis me käisime prügiämbrit välja viimas. Et mind ka kuidagi see elu väga huvitab ja minu meelest seesama, mida Veiko just ütles, et see on täpselt seesama, millest me oleme juba paar korda rääkinud, et vastutus iseenda elu eest või otsuste eest, et mina otsustan, et mul on oluline täna tantsida selle härraga või et mina otsustan, et minu prügitiir, mis muidu oleks 2 minutit, on 2 tundi, sest et see on mulle vajalik ja kõik teised on hoitud ja okeid. Ja need tihtipeale ju ongi, või alati vist ongi, isegi pole visti, need on alati valiku küsimus, et mulle väga-väga meeldib varakult voodis olla iga õhtu ja raamatut lugeda ja pigem olen introvertne inimene, et mul on raske minna kohta, kus on palju inimesi ja tihti ma pean ennast sundima, et minna toast välja, sest mul on üksinda raamatuga pargis lihtsalt nii hea olla, aga võib-olla see ongi, et need perioodid vahelduvad, et millal sa leiad seda tugevust ja heaolu üksi olemisest, mõtlemisest, ma ei tea, vaatab pilvi päriselt ja millal tõesti sa tunned, et mingisugune vägi tirib sind välja ja inimestega suhtlema. Aga raamatud? Kas raamatud on sinu armastus? No ma sellel aastal tegin endale lubaduse vähem lugeda. See on küll esimene inimene, keda ma kuulen, kes lubab niipidi. Kõik lubavad tavaliselt teistpidi. Eelmisel aastal oli suur kaotus, et jäin väga-väga lähedasest armsast sõbrast ilma. Mina jäin ilma. Mitte, et ta lahkus meie seast ja nagu kõik jäid ilma, aga mina jäin ilma. Aga see pani tutvuskonnas kõiki märkama seda, et kui palju sul on iga päev seda valiku kohta, et kas sa oled koos inimestega, keda sa armastad, kellest sa hoolid, või sa oled näiteks tööl, teed tööasju, teenid raha või ajad taga mingisugust unistust või oled ära reisil ja need edasi, et nagu iga päev, iga hetk sul on nii palju erinevaid valikuid. Aga jah, et siis selle tunde pealt, mis siis oli, nii tugevalt sai veelgi enam selgemaks, et tuleb veeta hetki tõesti nendega, kellega sa tahad neid hetki veeta. Et ma ei usu, et ma nüüd lähedastega rohkem aega veedan kui enne, aga ma proovin mitte ennast kulutada inimestele, kellega ma siiralt ei taha koos olla ja tundsin ka, et kuni ma olen selles maailmas, siis ma ikkagi võiksin vähem olla lihtsalt paberil kinni. Et loomulikult ma olen kõige esimene inimene, kes igal pool ütleb, et lugege raamatuid, aga siis mingil hetkel ma sain aru, et mina tegelikult peaksin vähem raamatuid lugema ja rohkem olema inimestega koos. Nii äge on see, sest et kui ma küsisin seda küsimust, siis ma vist eeldasin, et sa vastad kohe, et jah, ma armastan raamatuid ja sa ei teinud seda. Nii et ma praegu vaatan kõrvalt
et sa justkui rääkisid ühest suhtest, mis on kuidagi väga muutunud. Ja ma lihtsalt olen väga üllatunud selle vastuse peale, päriselt. Et kui me räägime mingisugusest universaalsest armastusest looduse, raamatute, inimeste vastu, et siis iga see armastus ikkagi on meil mingis mõttes erinev või iga lugu kas selle inimesega, selle teosega, selle palaga, selle paigaga. Aga kui ma praegu kuulasin, kuidas Seia rääkis sellest, et ta natuke püüab raamatuid maha jätta, siis see mõjus täpselt nii, et see on ikkagi ka täpselt samasugune suhe või see, kuhu ma paigutan oma tähelepanu, fookuse või aja. Kas siis armastus raamatute vastu võib olla samasuguse fataalse tagajärjega nagu armastus inimeste vastu, et mingi hetk sa pead lihtsalt jõuga ennast ära kiskuma sealt mõne inimese juurest või siis raamatute lugemise juurest? Vaata raamatud praegu mõtlesin seda, et see on suhe, kus sa oled täiesti turvalises olukorras. Et sa pühendad oma aja ja oma armastuse ja sa oled nendega voodis ja sa jood nendega koos kohvi ja teil on koos nii tore, vahel sa oled ennast purjunud raamatut lugedes. Tõesti, sul on lihtsalt alati raamatut lugedes hea olla. Ja see pigem ei saa haiget. Et jah, et isegi kui sa loed mingisuguseid väga hirmsaid teise maailmasõja aegseid näiteks juutide mälestusi, siis ikkagi sa saad selle raamatu kinni panna ja kõrvale panna ja võtta midagi lõbusamat vahele või kuidagi, et sa ei ole kohustatud selles olema, aga samas, kui sa oled päris inimestega koos ja nende elus juhtub asju ja ka teil omavahel juhtub asju, et parimates peredes on väga hirmsaid tülisid ja väga hirmsaid asju juhtub. Ja siis see, et sa ei saa seda raamatut kinni panna, vaid sa peadki olema seal olukorras ja nagu osalema selles, et see olukord näiteks teie peres saaks ära klaaritud. Sa ütled, et juhtus eelmine aasta see taipamine. Mis sa arvad, kas enne seda sa siis põgenesid raamatute vahele? Ma arvan, et jah, seda ka. Aga enne ma ei saanud aru, et aeg on piiratud. Mulle tundus nii tähtis ennast harida ja ennast arendada. Loova inimesena, et ma ikkagi loen, mida teised mu eeskujud kirjutavad ja õpin nendelt tehnikaid ja nii edasi, et see lugemine tundus kõige tähtsam investeering oma, ma ei tea, tuleviku edusse või mis iganes. Ja siis ühel hetkel sain aru, et inimesed kaovad ära, aga kõiki maailma raamatuid me ikkagi loetud ei saa. Aga vaadates nüüd otsa nendele inimestele, kes ei ole sellised, kellel on probleem, et nad peavad raamatuid vähem lugema, ütleme, kellel on pigem probleem. Ehk et ülejäänud eestlased. Ülejäänud eestlastele otsa. Ja võttes selle meie teema, selle armastus ja sinu, kes sa oled nii palju erinevaid raamatuid lugenud, et kas sa oskaksid soovitada mõnda raamatut, mida võiks lugeda mõni meie kuulaja? Sest mina ise olen nüüd hakanud suureks raamatuhuviliseks. Tänu ühele Eija sinu Instagrami postitusele tellisin ma endale kaugelt välismaalt ka sellise raamatu nagu The Chemistry Between Us. Ma ei ole sellega veel kuskil jõudnud, sest mul ei ole seda asja, et ma peaks vähem raamatuid lugema, vaid mul on vastupidi, et ma peaks rohkem raamatuid lugema, et mul on õhtul on see võrdusmärk on raamat versus Netflix, võistlus käib mul pidevalt ja siis ma üritan ennast sundida. Aga see raamat näiteks, kas seda soovitaksid lugeda? Mina ise jõudsin selliste raamatuteni neurobioloogia raamatuteni, mis räägivad inimeste vahelisest tõmbest. Sattusingi aastaid tagasi olukorras, kus olin väga õnnelikus suhtes, kõik oli väga hästi ja siis kohtusin võõrast inimest, kelle peale jäi nagu
süda seisma, pilk läks eest ära, kõrvad läksid lukku, käsi ei olnud lihtsalt liigutada midagi. Ma olin sellest nii šokis, siis ma nägin, et inimesed uuesti juhtus, uuesti nägin, ta veel kord juhtus veel kord. Ja noh, tõesti mitte mingisugust kontrolli iseenda mingi motoorika või mitte millegi üle ei olnud. Ja mulle tundus see, et sellised asjad võiksid juhtuda teismelisena, kui see ei tea täpselt, kuidas seda õiget asju öelda või ma olin ikka 30-aastane, väga hästi sain endaga igas olukorras hakkama, isegi purjus päi sain väga hästi kõik asjad korda pandud, et hommikul ärkad üles, kõik on mingi kodu on korras ja aspiriin on ilusasti voodi kõrval ja selles olukorras lihtsalt ei näe, ei kuule, pea käib ringi no, täiesti. Ja siis hakkasin uurima, et mis muga juhtus. Ehk et võib-olla kui inimesele, kes varem ei ole üldse tundnud huvi selliste teemade vastu, seal raamatus on natukene selliseid väga rajusid teaduslauseid, kus ongi kui need inglise keeles kõik need ajuosised ära nimetatud ja mis retseptorid sul võtavad, mis hormonaalsignaale vastu ja nii edasi. Aga sealt raamatust kahtlemata ma sain nii palju huvitavaid asju teada, mida ma ei ole kunagi varem teadnud. Ja just eile üks kolleeg ütles mulle, et tead, sa räägid sellest raamatust nii palju. Et see ikkagi igas kontekstis see tuleb uuesti ja uuesti jälle teemaks, ükskõik kas me räägime isa ja lapse vahelisest suhtest või armukadedusest või petmisest või millest iganes. Ma ise alati saan teadusest hästi palju abi, et kui on mingisugused olukorrad, mida ma ei oska lahendada, näiteks kui ma 18-aastasena, kui oli väga sügav maniakaalne depressioon, mis nagu see, kui sa käid kord kuus psühholoogi juures, siis ta ei saa sind tegelikult aidata. Ja siis mind aitaski see, et ma ostsin nagu kõige targemad raamatud, mis maailmas selle kohta kirjutatud on ja hakkasingi lugema, mida aju teeb ja teades, mida aju teeb, siis tundus võimalik aidata ajul midagi muud teha, et ta ei teeks seda asja, mis ta teeb. Et näiteks selles raamatus, selles keemiaraamatus, mille Veiko sina tellisid, seal oli kirjutatud, kui palju seda lähedus ja armastushormooni toodab ainuüksi see, et isa vaatab lapsele otsa. Nagu see, et alati ma olen kuulnud seda, et peab koos aega veetma ja peab puudutama, aga lihtsalt see pilk juba ainuüksi annab nii palju selle inimesele juurde. See pani mind ka niimoodi laskma silme eest läbi enda lapsepõlve ja kõiki nagu inimesi, keda ma näen oma lastega interakteerumas. Et lihtsalt nagu jõllitada oma last rohkem. Tõsta pilk telefonist üles. Aga mis siis nüüd mind väga huvitab nüüd see olukord, kus sa olid, eks ole, puuga pähe saanud ja ei suutnud enam ODK-d öelda ja teil hakkasid neid raamatuid lugema. Kindlasti meie kuulajad ka, et mis siis teha sellises olukorras? Need, kes natukene on kokku puutunud psühholoogiga, need teavad, et on olemas see põgene või võitle refleks. Et me ise, kui me oleme mingisuguses olukorras, kus hakkab midagi hirmsat juhtuma, a la kohtud džunglis tiigriga, siis su keha automaatselt kas põgeneb või võitleb. Ja kuna tänapäeval me ei pea enam džunglist tiigritega eriti palju võitlema, siis see põgene või võitle refleks tekib meil kõikides olukordades. Et näiteks kallimaga kõrvuti seistes ja nugadele minnes või töö juures, et enamik inimesi kahjuks veel ei kontrolli seda, et tihtipeale see polegi olukord, kus sa pead võitlema või põgenema. Aga et kui sa olid seal on ju aasta 100,000 miljoneid tagasi ja sa pidid selle tiigriga seal võitlema ja sul ei olnud veel nuga ega mitte midagi, siis su kehas toimub hästi palju asju selleks, et kui see tiiger sind hammustab, et see verest tühjaks ei voolaks. Et sul, ma ei tea, nagu mis seal kõik nagu kuidas sul adrenaliini pumpab selleks, et sa jõuaksid kiiremini joosta, kuidas sul ajust võetakse veri ära, sest sa ei pea rohkem mõtlema, sa pead ainult jooksma või ainult võitlema, et sul tekib see, sul kõik läheb lihastesse.
ja siis seal nagu toodi välja see, et see ei ole mitte ainult nagu fight or flight, et võitle põgene, vaid et need on 4 F-i, fight, flight, feed or fornicate ehk fuck. Ja et samamoodi kui, et miks üldse meile meeldivad need inimesed, kes meile meeldivad. Seal öeldakse seda, et sulle meeldivad inimesed ainult nagu praktiliselt ainult selle põhjal, et kas teil tuleksid kõige paremad järglased. Et sellepärast, kui öeldakse, et see paar on täiesti teineteise nägu läinud, et tavaliselt inimesed, kes kokku saavad, kes ära armuvad, tavaliselt ongi juba ühte nägu, sellepärast, et nad on mõlemad nagu enda geneetikasse nii armunud, et nad tahavad, et nende lapsed oleksid nende enda nägu, siis nad otsivad endale või mitte nad otsivad, siis meie otsime endale enda nagu kaaslase, et meie lapsed oleksid nagu meie nägu ja meie see geen jääks püsima. Ja samamoodi ka nagu, kui sa kohtud inimesega, siis sa kohe kalibreerid ära igasugused tema pikkused, sõrmede pikkused, nina pikkused, kuidas see tulevasel beebil koos sinu geenidega ära nagu, kuidas see välja näeks. Ja mitte ainult, kuidas see välja näeks, aga ka kuidas ta immuunsus oleks, et eesmärk on lapsele anda võimalikult head eeldused igatpidi nagu kõikides valdkondades, et see ei ole ju ainult välimuse põhjal, vaid et tervis oleks võimalikult hea ja nii edasi. Nii. Ja siis, kui sa kohtad sellist inimest, kes su selle aju kalibreerimise järgi on täpselt õige pikkusega, täpselt õige selle immuunsüsteemi, selle kemikaaliga ja nii edasi, siis võibki juhtuda see, et sul adrenaliin läheb niimoodi aju, et sa ei suuda enam mitte midagi öelda, sest su keha arvab, et kuule, siin on kui ekstreemolukord. Aga siis peaks ju sellest teisel inimesel täpselt samal ajal sama asi juhtuma. Ja siis sellepärast ma ei piirdunud ühe raamatuga, vaid ma olen lugenud mingisugune 20 raamatut ja ma pole siiani sellele küsimusele vastust leidnud. See on see, millel ma otsin vastust. Ma olen seda guugeldanud. Ma olen päriselt, kui tõsite mu Google'i history, siis seal on nagu hästi palju erinevalt sõnastatud küsimusi, et aga kui mulle keegi meeldib niimoodi, kas siis... Vaat sellele küsimusele tahaksid, ma arvan, mitte ainult Eija vastust saada, vaid väga palju teised inimesed ka. Sest kui sa niimoodi seletad, ma saan küll mõistuslikult aru, et okei, et see on siis niisugune süsteem meil looduse poolt tehtud, et aju andis praegu 100 punkti selle inimesele, et nagu let's go. Aga teine inimese aju andis mingi 4 punkti, et mis siis saab? Sest mulle tundub võimatu, et tõesti, kui siis nagu niimoodi ära kammid, et siis teine nagu midagi ei tunne. Kas sa oled saanud sellelt inimeselt küsida seda? Ei. Isegi minul on piirid. Aga see on huvitav, see on tõesti... Mõnus lõdvestume sellesse hetke. Kuulajad saavad ka meiega korraks pausi pidada ja mõelda nende veidrate hetkede peale, kus keegi on vastu planku kõndinud või pööranud tänavale, mida pole olemas. Mina olen lihtsalt autoga sõites 50 alas, nähes seda inimest, jätnud just auto seisma ja et kõik teist autod piipid ja mu selja taga ja kõiki aknaid hakanud üles alla laskma, samal ajal tahtes ise edasi sõita ja nähtamatu olla. Nii et see tõesti võtab mingisuguse motoorika üle. Nii et sellist ühte raamatut, mis meile annaks kõiki vastuseid sellele küsimusele, selgub siiski ei ole. Ja ka Google meid ei aita erinevate küsimuste koha peal. Ja, sest näiteks see raamat, see viimane keemiaraamat, mis ma tellisin, Chemistry Between Us, et seal oligi see, et ma olin vaielnud ühe sõbraga hästi kaua sel teemal. Mina ütlesin, et ei, kõik on teadus, kõik on see, et sinu see mingi immunoloogiline DNA osis ja tema see... Ja siis ta ütles mulle, et minust natukene vanem targem inimene. Ütles, et ei, et ei ole, et seal on midagi muud.
seal on ka nagu see elumaagia. Ja siis ma lugesin seda raamatut niimoodi trotsist edasi ja iga kord, kui ma lugesin midagi hästi tarka, siis ma saatsin talle selle chatis, et näed, siin raamatus oli see raamat, nii. Ja siis ma jõudsin sinna raamatu lõppu ja siis öeldi, et aga tegelikult teadlastel pole halli aimu ka, miks me armume, miks me armastame, miks see, et seal raamatu lõpus öeldi, et tegelikult ongi magic. Kui palju sa magicusse ja kosmilisusesse usud? Ma arvan, et väga palju, sest lihtsalt mul juhtub kogu aeg selliseid asju, mille kohta kõik inimesed ütlevad, et see on muinasjutt ja seda ei saa päriselt juhtuda. Ja ma arvan, et see ei nagu... Aga see saab, sest ma näin, et see juhtub. Et ma arvan, et midagi peab ikkagi olema selle jaoks lahti, et saaksid juhtuda asjad. Ja juhtudagi, kusjuures rääkides nendest raamatutest ja rääkides armastusest ja rääkides kosmilisest, mis ütlesid, ettemääratusest märkidest? Kosmilisus. Jah, et igal juhul need raamatud ütlevad seda, et kui inimene ära armub, siis ta hakkab nägema märke igal pool ja see on lihtsalt teaduslik fakt. Need märgid võivad olla, neid ei pruugi olla, aga ka kõige ratsionaalsem inimene hakkab nägema märke. Ja siis ma lugesin just ühte teist raamatut, Ester Perelli raamatut Afääridest ja seal ta rääkis nendest märkidest hoopis teistmoodi, et need on nagu need, mida inimesed oma suhet pettes kasutavad kuulikindla ettekäändena iseendale. Nagu, et aga ma ei tee ju midagi valesti sellepärast, et see ja see ja see on kõik ju, see kõik, nagu et justkui, see ongi niimoodi mingisugune ime, mis juhtub ja kõik on nagu nii õige, sest kuidas see saab olla vale, kui see on nii õige? Aga see ongi see, et me ise loome oma elu, on ju, ja selle, millesse me usume. Mis selle reisimisega on? Et kui sa pidid meie palvel enda kohta midagi ütlema, siis see reisimine tuli sinna väga tugevalt sisse või sa tundsid, et see on miski, mis on sinuga koos. Lugesin just sellest raamatust. et on olemas petmise geen. Ehk et umbes nagu praegu arutatakse seda, et kas siis, kui sa lähed suhtesse, kas siis peaks nagu kohe tegema geeniproovi, et saada teada, kas see inimene petab sind hiljem. Ja... ma usun, et paaris aasta pärast see on nii. Paaris aja? Muidugi. Paarikümne. Või appi. Vaesed meie lapsed. Nii, ja siis lugesin edasi sellest geenist, aga siis nagu pärast tuli välja, et see ei ole otseselt petmise geen, vaid see on huvitatuse geen. Et see petmise geen on tavaliselt nendel inimestel, kellel meeldib õudselt reisida, kellel meeldib, kes on huvitatud igasugust uuest infost, uuest mingisugust avastustest, tehnoloogiast, kellel on nagu hästi suur huvi. Arengust. Ja siis tegelikult vaata see, kuidas nagu välja mõõdetakse seda, et kas sul on petmise geen ja kas sul on igasugused muud asjad, ongi ju tegelikult see küsimustikuga, et võetakse sul see mingisugune 100 inimest, küsitakse, kas sa oled petnud, siis nendest 53% vastab, et jah, olen küll, aga mida sa petmiseks nimetad? ja siis nendelt samadelt inimestelt küsitakse, kas sulle maitseb seller, kas sa sööd rosinaid, meeldib sulle reisida ja siis öeldakse, et näed, reisimisgeen ja petmisgeen on tavaliselt samadel inimestel. Et lihtsalt nagu juhtumisi inimesed on vastanud nendele küsimustele. Aga ma tahtsin korraks selle petmise juurde tagasi tulla, et minu meelest see on ka selline kommunikatsioon või nagu kokkulepped on ju, et ükskõik millisesse suhtesse me astume, kas see on töösuhe, sõprussuhe, et mida seal tähendavad mingisugused asjad või kas me oleme nagu vähemalt sellel hetkel, kui me paati astume ühel leheküljel, et need just need kokkulepped ja täpselt seesama, millega me alustasime, kus Eija rääkis, et tuleb neid checkpointe teha mingi aja tagant, et jälle aru saada, et kas me saame ikka nii aru või me saame mõlemad uutmoodi aru ja äkki need uutmoodi arusaamised jälle kuidagi kattuvad või mil määral need kattuvad. Et see on mingi selline
see sama kommunikatsioon ja mingis mõttes see sama, miks me seda saadet teeme, kuna me Veikoga ikkagi väga armastame vestlusi ja meil on tunne, et vestlemine kuidagi avab mingisuguseid maailmu ja need vestlused, mis vähemalt selle podcasti kaudu helilainetena inimesteni jõuavad, võivad ka kuidagi äkki avada või kaasa mõtlema panna neid inimesi, kes muidu vestelda ei taha. Mis mind seal selles Ester Perelli raamatus üllatas, oli ka see, et ise mõtlen, et vaata, olen siin siuke boheemlane hingelt ja hästi avatud suhtumisega kõigesse, aga seda raamatut lugedes sain aru, et näed, jälle ma tegelikult ei tea mitte millestki mitte midagi ja tegelikult mu silmapiir on nagu täpselt nii kitsas, kui ma siit aknast välja näen. Et ta tõi mingi hetk keset raamatut, toob 3 lehekülge järjest hästi erinevaid näiteid nii-öelda afääridest ja need on, see ei ole nagu nii üks-ühene, kui see meie keeles see sõna petmine eeldab, et lihtsalt tänapäeval maailm ongi nagu nii palju muutunud, inimesed on nii palju teadlikumad oma vajadustest, soovidest, et on väga palju inimesi, kes leiavad, et nad armastavad teineteist, nad tahavad ainult selle inimesega lapsi kasvatada, nad tahavad ainult selle inimesega kodu luua ja samal ajal veel olla äripartnerid ja kõiki asju koos teha, aga et lihtsalt nagu tõesti ei huvita see seksipool, kuigi väga, nagu ma ei tea, kallistatakse ja kõik sellised, et kui palju erinevaid variante on sellistel inimestel tänapäeva maailmas, et kas elab keegi nendega koos või ma ei tea, mis seal kõik olid need variandid, et siis ma lugesin ka niimoodi, nagu siukse süütu idabloki lapse pilguga seda lääne ühiskonna liberaalsust. Et on asju, mida veel ette ei kujuta ja mis on paljude jaoks juba ammu normaalsus. Rääkides nendest raamatutest, et mis on veel mingid raamatud, mida sa julgesid soovitada just armastusest? Enne kui ma tulin siia, siis ma itsitasin, et 10 aastat tagasi mina, 20 aastat tagasi mina ei ole, nagu kui see oleks mulle siis öelnud, et ma tulen mingisse saatesse rääkima armastusest, siis mingi 3 aastat tagasi mina oleks ka su välja naernud, et mitte mingil juhul mina ei usu armastusse, see on ainult mingi. Ma olin 12-aastasena, olin siuke väga, väga kibestunud armastuse teemal, et tõesti lubasin, et ma ei armasta kunagi, sest ma nägin, kui palju haiget see tegi lähedastele pereliikmetele ja ka need esimesed mingi põhikooli suhted, mis olid nii dramaatilised ja nii. Ja et kuidagi mul käis hästi, üldse ma olin lapsena siuke väike vana inimene, et ma saan iga aastaga saan aina nooremaks ja nooremaks, et praegu on minust tohutu lapselik rõõm, mis on nagu aina kasvanud viimase 10 aastaga, et ma olen praegu palju lapsem, kui ma olin lapsena. See on nii tore, nii tänulik endale selle eest. Ma lasen seal olla. Aga jah, et võib-olla seetõttu ka, et ma olen proovinud alati sellest teemast mitte mõelda ja sellega mitte tegeleda, et siis ma ei olegi sellest eriti lugenud rohkem kui need mõned raamatud nüüd. Ja nooremana ka nagu kirjanduse mõttes ma olin selline hästi siuke, kõik pidi hästi tume olema, hästi groteskne, et nagu lihtsalt nagu raamatud, kus armastus võidab maailma, mäletan, kui ma panin raamatuid käest ära, kui see oli õnnelik lõpp, ma olin nii vihane selle autori peal, ta solkis ära nagu jumala hea raamatu sellega, ja lõpuks nad jooksevad teineteise kätesse, ilma et keegi traagiliselt hukkuks või ära heidaks kedagi. Aga jah, see esimene raamat, mis ma toona lugesin, kui mul see puuga pähe saamise mure oli, siis selle nimi oli This is your brain on sex. Ja see ei olnud nagu, see räägin seksist ainult, aga et see oli võib-olla natukene lihtsam kui see Chemistry Between Us ja ka väga huvitav. Mulle tundubki, et kui inimestel on, kui nagu vähegi huvitab see, et miks ma niimoodi tunnen või miks ma niimoodi ei tunne. Näiteks minu jaoks hästi huvitav teema praegu, ma
ma olen 10 aastat suhtes olnud, et ma ei ole kunagi kokku puutunud selle moodsa äppindusega kohtingu maailmas, et öeldakse seda, et mis asja, et kui sina otsid kaaslast ja teine inimene otsib kaaslast ja lähed selle äpi kaudu kohtama, siis kellegi sa pead ju sealt leidma, kellega lapsi saada ja pere luua ja nii edasi. Aga kui ma mõtlen nagu kõik need korrad elus, mis mul on olnud armastus, see ikkagi nagu üsna kohe tead selle inimesega. Ikkagi enamikel juhtudel on see kohe selge ja ma ei kujuta ette, et tead, aga et kui me kauem kohtamas käime, äkki siis tekib see suur armastus ja äkki siis nagu äkitselt me saame teineteise hingesugulaseks. See on lihtsalt võimalik, aga... Ma ütlen vahele lihtsalt, mul on täna siin kaasas üks raamat, mille nimi on The Mathematics of Love ja ma jõudsin seda natukene alguses sirvida ja seal on tehtud arvutus Londoni põhjal ja ma taandasin selle siis Tallinnale ja lihtsalt kuulajad, teile matemaatiline teadmine, et Tallinnas on 80 inimest, kes sobivad sulle suurepäraselt. Ohoh. Ta on päris palju. Ja, sest et Londonis, minu meelest nad said 800 midagi. No seal oli arvutus 4 miljoni pealt ja nüüd ma tõmban selle siis Tallinna 400 000 peale. Ja siis on, ütleme 80 inimest tegelikult. Nii et see lootus ei ole üldse mitte 8 või? Ei olnud 8. Ma sain aru, et ma olen selle saate jooksul umbes 3 korda ohoh öelnud. No vaat, mida me kõik täna teada saame. Aitäh nende taandamiste eest. Ja. Nii et tõenäosus seista Raekoja platsil paar päeva võib juhtuda, et üks nendest 80 kõnnib sinust mööda, naeratab sulle, sa oled puuga pähe saanud ja hakkad lugema neid raamatud aju käimist ja mõtled, mis minuga toimub. Võib-olla siuke kollane T-särk ja siis silt, kas sina? Kas nüüd sa armastad õnneliku lõpuga lugusid? Või armastamine on raske, aga ütle, mina väiksena, mina jällegi ei sallinud, kui lugu lõppes niimoodi ära, ma olin kohe ja siis veel filme vaadates ma vahel niimoodi, et kui seal nagu lõppu otseselt ei olnudki, siis ma olin veel eriti pahur. Tööd ei oska ka teha inimesed kirjanikud, eks räägid pika loo ära ja siis mingi sinna lõppu, et miks? I need answers. Give me answers. Mina näiteks tahaksin kõikidelt enda raamatutelt mingi viimased 5 lehekülge ära välja rebida kõikidel eksemplaridel. Mul on kirjutajana nii halb harjumus teha täpselt seda, et lugeja peab ikkagi teadma, mis seal lõpus juhtus ja siis kirjutan selle lõpu ära ja siis tagantjärele mõtlen, et aga elus sa ei tea kunagi, kuidas asjad lõppevad. Elus sa oled alati lihtsalt mingis hetkes. Sa ei tea, mis edasi saab. Et kuidas saab raamat ära lõppeda mingisuguse loogilist mingi lipsuga, nagu mingi vullšlehk on lõpus. Aga ma olen sinuga natukene nõus selles mõttes, et ma iga kord, mul on vahel kiht niimoodi, kui ma raamatut loen, siis mul hakkab sees mingi sisemine, ma ei tea, keegi, kes tahab, et ta vaataks selle viimase lehe ära ja siis ma võitlen endaga, et ära vaata, sest et see lõpp on ju kõige tähtsam. Ja siis ma olen selle lõpul, mis see siis nii? Ja rääkides järjekordselt sellest filmist, mul on tunne, millest me hakkamegi iga osa rääkima, Call Me By Your Name, on ju kirjutatud ühe romaani järgi. On kirjutatud ühe romaani järgi. Võt siin on hea koht kuuljatele meelde tuletada, vaadake õssist järgi. Kuidas sa niipidi vea tegid praegu grammatilise? Tavaliselt inimesed teevad teistpidi vea, kui on vaja öelda järele. Ja see on siis, kui sa hullult mõtled selle peale nagu mina, kes on see mu elu teemades praegu top 3, eks ole. Grammatika. Jah, armastus, siis järele ja siis on veel mingi asi, et need on need minu 3 põhilist asja praegu, mis ma tahan inimkonnale nagu selgeks teha. 3 on mingi pasta carbonara ilmselt. Absoluutselt. Nii et see film on kirjutatud selle romaani järgi ja mina ei ole romaani lugenud, ma võtsin selle endale e-raamatuna nüüd, klassikaline mina, et kõik need raamatud tulevad niimoodi ja siis nad on mul seal. Ja siis ma nüüd ootan seda hetke, millal lugeda. Aga ma lugesin selle kokkuvõtte läbi ja seal on ka lõpp tegelikult veel lisaks sellele, mis seal filmis on. Ja ma lugesin selle raamatu lõpukokkuvõtte läbi ja mõtlesin, näed, kui hea, et filmi seda lõppu ei pandud. Sest see on umbes see, et mis on 20 aasta pärast ja mis siis nagu juhtus ja nii ja naa. Kogu selle pika jutu mõte võib-olla oligi praegu see, et ma tahtsin ka öelda, et nüüd mul juba natukene meeldib, kui nad ei ole lõpus õnnelikud, vaid et ongi elu ja lihtsalt
üks hetk ma enam ei ole nende elus ja ei tea, mis sealt edasi sai. Tead, Veiko, nii palju, kui ma nüüd siin natuke olen tundma õppinud, siis ma tegelikult arvan, et sa ei mõtle nii, et sulle ei meeldigi, et ei ole õnnelik lõpp, vaid sul on lihtsalt see tunne, et ta on mingi lõpp, aga ta võib olla ka nii õnnelik kui ükskõik milline. Ja. Sest et ma võib-olla, ma ei mäleta enam, mis ma siin täpselt ütlesin, ma olin nii elevil, sellepärast, et ma ütlesin järgi ja järele valesti ja mul ilmselt 10 minutit aga uskumatu, et me jälle sellest filmist räägime, et selle filmi Call Me By Your Name lõpp on ikkagi üks kõige ägedamaid filmi lõppe, mis ma ka olen viimaste aastate jooksul näinud, nii et võib-olla siis lepimegi kokku, et hakkame igas saates natuke ka sellest filmist natuke võiks sellest rääkida ja mina isegi mõtlen, et kui on meie kuulajaid, kes ei ole seda filmi näinud, siis isegi võib-olla ei tasu seda kuskilt arvutist endale niimoodi tõmmata või kuskilt DVD-d osta, et äkki me suudame siin lähima poole aasta jooksul, kui me oleme iga osa sellest rääkinud, mõne kinoga kokkuleppe saavutada ja seda uuesti seal ekraani peal mingi eriseanss teha ja vaadata koos siis ja... Või siis kui me ei saa sellist kokkulepet, siis me võime vaadata ise kodus arvutist ja samal ajal saadet kommenteerida. Me saame teha selle armas... See on Call Me By Your Name armastusest podcasti saatejuhtide director's cut või see nagu commentary on sinu taht. Aga me oleme täitsa ära unustanud, et meil on Eija ka siin. Ei ole üldse ära unustanud. Ta tegi juba filmi hääli ju. Kui sa mõtled veel selle teema peale, mis mahub, kui ma ütlen see armastuse katus, siis mul automaatselt kangastub, ütle selle poisi nimi Raadio 2-st. Karl Andres Kalmet. Jah, tema see, kuidas ta noris mind, kui ma ütlesin juba 3 korda raadioeetris, et me kõik, millest me räägime, mahub armastuse katuse alla. Et kui sa mõtled, mis mahub selle armastuse katuse alla, siis mis on sinu mingisugused viimase aja õppetunnid või kuidagi taipamised või tahaksid sa nõu anda kellelegi? Just viimasel ajal on hästi kuidagi aktuaalseks saanud väga paljude erinevate inimestega rääkides, et kes on vallaline, kes on lahkumineku äärel, kes on, ma ei tea, pikas abielus. Nii lihtne on süüdistada kedagi teist ja nii lihtne on ma ei tea, igapäevaselt näägutada või taga rääkida või öelda, et näed, kui ainult tema teeks kõike paremini, siis oleks mul palju parem. Või kui kõik need mehed, kellega ma olen kohtamas käinud või kõik need naised, kellega ma olen suhtes olnud, et kui kõik nad ei oleks olnud sellised, ma ei tea, mõrrad ja nõmedikud ja saamatud ja nii edasi. Et siis oleks kõik lilleline. Et nagu nii, mind hämmastab see, kui paljud inimesed ei saa aru, et ise peab ka midagi tegema, et ise peab kasvama, ise peab armastama, ise peab andma, et näiteks empaatia on minu jaoks selline asi, mida suhtes nagu on alati liiga vähe. Et mõlemapoolselt tunnen, et ma peaksin veel rohkem püüdma näha olukordi oma kaaslase vaatepunktist. Et lihtsalt meil on ju sisse kõigisse kodeeritud näha asju enda vaatepunktist ja kusjuures raamatust lugesin, et täiesti inimlik sissekirjutatus on see, et iga inimene usub, et tal on õigus. Ja lihtsalt sellest hetkest, kui ma seda lugesin, siis ma olen proovinud tal kogu aeg meelde tuletada, et ka mingis kõige hullemas tülis, kus ma olen täiesti veendunud, et mul on õigus ja tema eksib. Ja kui ta ainult ütleks, et ta eksib ja mul on õigus, siis me saaksime kõik rahulikult mingi kallistada ja koju minna. Et lihtsalt endale meelde tuletada, et see, et ma arvan, et mul on õigus, see nagu aju ütleb, et sul on õigus, sa oled nii tark. Et ma suudaksin läbi selle nagu aru saada, et minu õigus, minu tõde ei ole alati see õige tõde. Ja ka see, et ma arvan, et me kõik väga tihti unustame, et inimesed, kellega me suhtleme, nendes kõigis on ju kogu aeg see väike laps on meiega suhtluses. Et me ise ütlen küll, et ma olen nagu hingelt nii nagu lapsemeelne ja suhtlen kuidagi selle 5-aastase Eiaga ja kuidagi tunnen, kui pinna all ta on, aga samas kõik teised tunduvad mulle hästi täiskasvanud.
et ma kogu aeg unustan, et teistel inimestel on ka see väike haavunud laps sees, kellel on kõik need väikesed pinnud igal pool naha all lasteaiamängudest ja keskkoolimängudest ja esimesest abielust ja millest kõigest jäänud, et ma võib-olla soovitaksin inimestel rohkem proovida end kellegi teise asemele panna ja rohkem nagu avatud meelega vaadata enda igapäevane suhtlemine üle. Ja üks asi veel, mis mulle meelde jäi sinu tänasest jutust, oli see teine minu meelest väga oluline teema, et leida endale, on siis kord nädalas või kord kuus see aeg, et kui sa viid ennast oma partneriga samale lainele, et taas saate aru, kus te olete oma arenguteel ja kes on kuhu poole muutnud, et ma usun, et see on ka väga tähtis. Sest vahel ju see muutus ka toimub tõesti, väga suur muutus võib toimuda ühe õhtuga. Et näiteks kaaslane loeb läbi mingi raamatu, mida sa ei ole lugenud ja siis nagu kohe on nii suured käärid ja kohe nagu järgmisest päevast ei väga raske ühele leheküljele jõuda. Et mõnikord tuleb seda teha nagu tihedamini. Või näiteks, kui kellelgi tekib uus hobi, olgu see uus hobi siis nagu mingi kolmanda silma avanemine või siis näiteks lihtsalt päeva pealt, aga nii hullult motosport meeldima, et midagi enam teha ei saa. Et siis on vaja nagu kohe natukene seletada, et kuidas see on, mis tunne see on, mida sa vajad oma kaaslaselt. Ja tagi osta kaaslasele ka. Ja mina võtan ka selle mõtte kaasa täna, kui ma siit kõnnin koju, et neid kontrollpunkte teha. Ja minu meelest kõik need vestlused ongi sellepärast ka olulised, et minu sõbrad on kuulnud seda väga-väga palju, aga miks ma pean ka oluliseks sõnastada oma mõtteid või kui keegi küsib mult küsimusi ja mina vastan talle, et siis kõik need asjad, mis mu suust välja tulevad, mul on endal vaja ka neid kõva häälega kuulda. Et see on ka minu jaoks üks selline vestluste oluline koht, et ma ise kuuleksin, kuidas ma ennast väljendan ja täitsa kohe kuulaksin, sest tihtipeale me ju mõtleme hoopis teistmoodi kui see, mis välja tuleb ja siis on vaja korrigeerida ühte või teist poolt, kas mõtteid või siis paremini sõnastada. Hästi mõnus on seda kõike niimoodi teil, head kuulajad, kõrvaklappidest kuulata ja kaasa noogutada, ma loodan, aga kui teil vähegi õnnestub, pidage mõned vestlused oma sõpradega maha või kodus maha või leidke see aeg rohkem lugeda või vähem lugeda. Et need on need mõtted, mis me täna siit kaasa võtame. Mina tahaks saate lõpetada küsimusega, millega ma alustasin, Eija, et kui sa peaksid ütlema, et kes sa oled, siis mida sa praegu ütleksid? Õnnelik. Ma loodan kuulajad, et teie olete ka õnnelikud. Kui te olete sama õnnelikud nagu meie Elinaga, kellel meil on õnn kohata sellised suurepärased inimesi ja te tahate, et see õnn jätkuks ja tahate meid toetada, siis tegelikult meil on olemas selline väga hea patroonlussüsteem patreon.com/armastusest. Minge sinna veebilehele ja vaadake, kuidas meie tegemistele tuult tiibadesse anda ja need, kes te olete Instagrami ja Facebooki sõbrad, kirjutage sinna podcast armastusest ja pange sinna ka like ja vaadake, mismoodi näevad need maalid välja, mis siin seinas on, kus me täna oleme. Mina märkasin, et nüüd on juba puud täiesti hiire kõrvus. Nii et ma kuidagi täna selles Eija mõnusas lüürilises lummuses kõnnin Toompealt alla ja vaatan, kas lehed on vahepeal suuremaks kasvanud, kui siis, kui ma siia üles tulin. Nii et aitäh. Ma arvan, et selle aja peale, kui te seda saadet kuulete, kuna me salvestame sind juba varem, on need lehed juba massiivsed. Ja märgake seda ja mina siis... Ja näidake kallimatele ka. Ja, nii et aitäh. Kuidagi ei raatsi üldse ühtegi vestlust ära lõpetada. Ma alati lõpus on selline tunne, et vaatad, et aeg on otsas, kuulajad on juba ka enam ei jaksa kuulata, aga... Ma võin just öelda, kui on läbi. Aga tahaks lihtsalt... Me võime ka veel rääkida, äkki meil tuleb mingi hästi hea teema veel. Tee see lõpp ära, aga... No nüüd igatahes see saade on läbi. Oled sa kindel? Ta tegi plaksu, aga... Uskumatu. Mina ei taha teist loobuda veel. Ei vestlust. Head aega teile, armust kuulajad, head aega.